ei, jep, seda igal juhul. Ja siis vaatasid, tuleb otse pikemalt. Oled BMW remondi peal või? Natuke kütust vähe või? Jah, siis. No aga vahit ära. Võiks proovida tegelikult näiteks seda, kas... Ops, näiteks kütus tuli ka. Ühesõnaga pump lööb. Positiivne. No nüüd on paugupill või? Pane käima või? No pane käima teist, ma zoomin välja. Sul muidugi... No pane. Kaivu tuleb ruttu paberit. Mis see võtas? No püksi tegin. Saad ära praegu pane veel, nii? Pane. Nüüd pane. Ei no ikka siit kõrva juurest on veits need krussi läinud need juuksed, ma vaatan. Mulletut ei saa teha enam. No Hendrik, tegid siin mingi ilusa punase klapikambregaanega auto või? Mis sa tegid siin? 46 Aha. ja 44 M62 B44 V8 mootor. Aha. 96-97 aasta selle E39 pealt. See auto tuli meile niimoodi, et oli siin siis, see Life oli siin põhimõtteliselt lihtsalt tõstetud vahele mootor. Paar lõdikut oli ära ka ühendatud. Nii, ja siis mis sa siin tegid? Ühesõnaga meie töö oli siis see, et see auto käima saaks ja saaks esimese ketsi õue peal teha. Oo, läheb käima ka või? Läheb käima ka. Näitad või? Näitan. Näita. Panid punase koonusfiltri ka ja? Teeme veel tossu natuke. Ühesõnaga sisuliselt kõik peale selle, et mootorit mees ja vahel ei tõstnud, see oli juba enne nii, mis tegelikult natsiks parem olla, tegelikult istud rohkem tagapool. Siin tekkis see probleem, et originaalkohale enam rodikas ei mahu. Taheti originaalventikat, nüüd see mahub see täpselt ära ja ta on nagu nii maks kõrgel, et siia meil alt ikkagist mahuks nagu mingi äärikivi alt natuke läbi ka käima. Siis tegime siia kinnitused, õlifiltrile, roolivõimu, õlipotsikule, kogu see kronsa, et see elu siin ees püsib, et see kapott kinni püsiks, kõik oleks nagu enam-vähem oma kohal. Et stange ette läheks, tuled lähevad ette, natuke tuleb ühte tuld küll lõigata, aga elu on ei no driftkaar seal on okeine. Jep. Siis jahutussüsteem on tehtud, kõige suurem töö oli muidugi see juhtmestik, seal oli veel
see on mingisugune vahepealse aastakäigu variant, millel immot niisama lihtsalt maha ei saa, et seal on vana Boschi aju ja nii edasi, aga keerulisem natukene, aga nüüd originaalimmoga asi toimib. Ja... Rohkem ei tahagi teada, sa niikuinii hakkasid juba mingit pläma ajama, ma arvan. Jah? Jah? Ma arvan, et inimesed ikka tahavad teada. Küsi neilt. Tahate teada või? Või aitab küll Hendriku jutust praeguseks? Hendrik, mis juhtus? Ma ei tea, hakkasin nüüd vedelikku lõpuks sisse valama. Auto tegelikult käib juba, kõik on juba timmis, aga nagu ikka, vaata, mingi üllatus hüppab välja põõsast ja kuskilt jookseb jaos vedelik. Ei hüppas põõsast, sealt alt hüppas ju. Sisse laski kolle alt. Sisse laski kollektori alt hüppas põõsast. Hüppas jänes või põõsas välja või? Hüppas põõsas välja. Põõsas hüppas sisse, laski kollektori alt välja. Ja kõik, vaata, mis tegi. Kõik ajas maha. Ai. Ja nüüd kutsusid Kaido appi ise ei saa hakkama, jah? Jah, ja sinu kutsusin filmima ka. Tubli. Draama! Ai. Kilgub, jah? Ma pakun, et see tuleb sealt mootori seest kuskilt. Jaa, see tuleb siit seest, sest ma valan ta siia sisse, järelikult ta peab siit seest välja. Näita, kus sa valad. Et ma valan siia. Sinna valad ja siis hakkab sealt tulema või? Siis tuleb hoopis teisest kohast. Äkki sa valad mööda lihtsalt? Ma valan siit sisse ja ta tuleb hoopis teisest kohast välja, see on nagu naljakas. See on nagu mingi huvitav viga, valad ühest kohast sisse, teisest tuleb välja ja... Et tundub nagu okei või pill või? No V8. Ta ei jaga üldse piiti. Ta ei saa aru, mis Margus siin valmis ehitanud on ja siis ta nüüd üritab midagi siin hakkama saada, aga mitte sittagi ei saa aru. Vaatab nii palju voolikuid. Mis sa siin korraldanud oled nüüd? Pane need voolikud kokku ja hakkab sõitma. Ei oska. See käib sinna ja... Miks sa mootorini tegid, et ta lekkima jäi? Ma ei tea, ära mu käest küsis, ma ei tea midagi.